pöördeid annab load.ee. Head vaatajad, algamas on saade Masinaruum ja mul on väga hea meel võõrustada täna stuudios inimest, kes on meie muusika- ja meelelahutusmaastikul figureerinud juba 25 aastat umbes täpselt. Meiega on täna stuudios artist, tantsija ja laulja Tanja Mihhailova. Tere tulemast saatesse. Aitäh kutsumast. Päeval, mil me seda saadet salvestame, on jaanuarikuu läbi saamas. Ja kuidagi kiiresti on aastavahetus mööda läinud ja pühad aeg. Kas sinu jaoks on aasta täie hooga käivitunud? Jaa, jaanuar on olnud isegi natukene hullem kui detsember, mis on artisti puhul võib-olla ebatavaline natukene, kuigi viimased aastad alati on olnud see, et detsembris on hästi palju esinemisi ja kõik need toredad firmapeod ja muud avalikud esinemised. Puhata oskad, võtad endal aega jõulude ajal? Jaa, no sellel detsembril oli väga hästi selle ajaga, aga jaanuar tõesti on hästi kiire, hästi tempokas, hästi selline kaootiline, värvikas, nii nagu mulle tavaliselt meeldibki. Kuidas praegu tundub artistina, kas meie meelelahutusmaastik ikkagi on aktiivne ja elab? Ma lugesin ajalehte ja seal öeldi, et tegelikult hakkavad klassikalises mõttes diskoteegid ja tantsuklubid uksi kinni panema. Inimesed nagu ei oska enam või ei taha enam pidutseda. Kuidas sina seda tunnetad? Kas Eesti rahvas siiski pidutseda veel tahab ja oskab? Oskab küll pidutseda ja kui antakse võimalust, aga tõepoolest võib-olla ööklubid on kui selline nagu liik. Ikka juba aastaid mul tundub, et on tulnud juba selline tõdemus, et natukene väsib ära ja et inimesed ööklubis just väga tihti ei käi, et vaata, kui paljud need uksed on kinni läinud juba ööklubidel. Et ja, ma isegi praegu hakkasin mõtlema, ma mäletan, millal ma viimati ööklubis üldse kuskil esinesin. Vanasti ju ainult oligi see, et sa lõpetasid töö kell 4, sest et alles läksid umbes 1:30 peale või midagi sellist. Aga jaa, viimati ma juhtisin õhtut, mis toimus, üritus toimus siis ööklubis, see oli detsembrikuus, et see oli viimane kord, kui ma ööklubis käisin, aga ja, esinemas tõesti. Millistel lavadel sind siis näha saab? Mul on oma bänd, millega ma käin esinemas ja selline erinevad projektid, et kui pannakse mingi kontsert kokku, siis teeme akustiline kontsert. Selle variante on palju. Kuidas selle koosseisu koondnimetus siis oleks? Kuidas sinu bändi praeguse tegutseva bändi nimi on? See on lihtsalt Tanja bänd, N-bänd, ma ei tea, kuidas see kui keegi tahaks sinu poole pöörduda, ta peab sind lihtsalt otsima üles kusagilt internetist ja ega kõik andmed on avalikud, et ma olen nii Instagramis kui Facebookis. Sul ei ole manažeri? Mul ei ole manažeri, jah. Sa teed oma programmid kõik ise, sa suhtled ise inimestega, kes sinu poole soovivad pöörduda. Ja ikkagi, millistele lavadele sa siis jõuad? Kui me räägime, tööklubid on pigem hakanud jääma minevikku, ometi sa oled alati pildis, alati särav. Kus sind rohkem näha saab? Millised on sinu lähituleviku plaanid? Kui me mõtleme natukene kevade poole, siis meil on näiteks muusikalid Nunnad hoos, mida me oleme mänginud Vanemuises 5 hooaega, mis on hästi pikalt võrreldes minu eelmiste muusikalid. Näiteks on kõige rohkem või enim mängitud siis muusikal minu karjääris, mida ma olen teinud. Ja tulevad viimased etendused ja me sellega tuleme esimest korda ka Tallinnasse, nii et me mängime Alexelas mai lõpus 3 etendust ja Vanemuises 2 ja need on viimased etendused, nii et see on siis muusikal, mida saab vaadata. Aga jaa, alati ma mõtlesin, ma pean iga kord, kui intervjuu, siis ma peaks nagu üle vaatama, et kus ma avalikult esinen ja ma mitte kunagi ei mäleta. Aga ma tavaliselt annan teada ja sotsiaalmeedias, et siis saab kindlasti vaadata. No kindlasti tulevad avalikud. Kindlasti on see, et nii-öelda kinniseid üritusi on palju rohkem kui avalikke, aga no nagu on. Sa teed ka õhtujuhtimist?
Ja ma teen ka õhtujuhtimist ja mulle meeldib rääkida kui ma arvan, paljud teavad, et mulle meeldib pläkutada see käib võib-olla selle professiooni juurde, mille sa oled valinud. Ja võib-olla küll, aga see mulle meeldib ja kuidagi ma isegi mäleta, kuidas see alguse üldse sai, ega ma ei olnud kunagi olnud selline nii, et ma olen õhtujuhtnud, et lihtsalt kuskil keegi küsis, kas ma saan teha ja siis ma tegin ja sealt kuidagi edasi läks ja praegu on hästi põnev on see, et on olnud võimalust juhtida väga palju erinevaid asju, no gala, ma ei tea, 700 inimest, 1000 inimest, väiksemat sorti üritusi. See kõlab päris hirmuäratavalt. Kuidas sa selle kõigega toime tuled? Ja vastusrikas ikkagist, et sa oled ikkagist ütleme nii esimene inimene, kes võtab selle peo või ürituse kuidagi käigu ja annab natukene mõnes mõttes hoogu või võtab ära, et tegelikult ära võtta nagu ei ole hea, nii et on vaja hoida teatud taset, et inimestel, et sa annad õiged hoogu ühele peole või galale, et ja nad on kõik erinevad, kas on rohkem viisakam, kas on rohkem naljakam ja niimoodi, et hästi põnev, et see mul ka väga meeldib ja on hea meel, et kutsutakse, et jah. Kui me läheme ajas tagasi, kuidas see siis üldse kõik alguse sai? Sa tegelikult huvitava faktina ei ole küll sündinud Eestis, aga vist ei ole elanud Venemaal, nii et sa tulid Eestisse, kui sa olid päris väike, sa oled pärit Ida-Virumaalt, pandi sind siis päris väikese lapsena juba muusikakooli, hakkasid sa selles suunas ilmselt vanemate soovitusel liikuma. Kuidas see päris esimene teekonna, esimene samm alguse sai? Ja, no see on tõsi, et ema viis mind tantsustuudiosse, kui ma olin, kohe tuleb meelde. Ega ma mäleta ise. Sekundi pealt oluline vast ei ole. Väga tähtsad. Ei ole ja ma arvan, et ma olin 4-aastane. Aga ikkagi päris väike. Ja, täiesti. Et nii nagu muusikute puhul öeldakse, et alustada tuleb varakult ja nii sa ka tegid või vähemalt sinu vanemad siis otsustasid ja märkasid sinu puhul seda sädet? Jah, et ema viis tantsustuudiosse ja seal oli selline tore õpetaja meil, kes pani tähele, et ma laulan kaasa lauludele, mille järgi me tantsime ja siis, et mul tema arust pidasin viisi. Nii et paralleelselt pandi mind ka laulustuudiosse viidi. Samuti 4 või umbes seal kandis? Ja, umbes sama aeg, jah. Ja niimoodi ma hakkasin paralleelselt käima laulustuudios, tantstuudios ja esimene muusikali peaosa oli ka 4-aastaselt, et juba selle aasta lõpus ma laulsin peaosa, ma olin Kärbes laste muusikalis. Võrratu, selline osa, jah. Sellest ei ole säilinud mingisugust videomaterjali, mida võiks vaatajatega jagada? Ei, seda vist ei ole, ja, aga ma mäletan ja paar rida isegi sealt, et mis ma seal tegin, mis on hästi huvitav, et nii varakult oli siis sellised mälestused lavast. Aga jaa, see oli täpselt nii oli, aga muusikakooli muideks fun fact mind ei võetud. Tõesti, mis põhjusel? Öeldi, et mul puudub muusikaline kuulmine. Nii et tegelikult mul ei ole muusikalist haridustki, et ma ei ole solfeggiot väga õppinud ja nii palju, kui ma olen omandanud mingisuguseid asju, see on tulnud lihtsalt ajaga ja kogemustega. See on tõepoolest humoorikas fakt, et tervitageme siinkohal kõiki eksperte. Ja seda küll, nii et kui kellelgi teistel on ka selliseid huvitavaid seike elus, et ärge heitke meeld, tegelikult see väga palju ei muuda. Aga sul oli õnne sellega, et sinu ema märkas sinus seda sädet juba päris varakult ja ta pani ju täppi, kui ta sind pani tantsima, ta pani sind laulu õppima ja vaata, mis sinust tänaseks on saanud. No eks see on ühe vanema väga suur nii-öelda osa, et mitte võib-olla suruda peale mingisuguseid huve just, et aga aidata arendada neid huvesid, mis lapsel on ja tekkimas. Et noh, iseennast mul õde näiteks sai muusikakooli
aga ja ta ikka käis ja ema ikka, no mitte sunniviisiliselt just, aga nagu ikka, et ükski laps nagu, no mitte ükski, aga väga paljud lapsed ei viitsi õppida ju. Kuidas sinuga oli, pidi sind ikka sundima ka mõnikord sinna tantsutrenni või laulustuudiosse? Ei, sellega probleemi ei olnud, et mina just pigem alati tahtsin minna, aga mu õde ei tahtnud väga seda solfedžiot õppida ja kui ta lõpetas muusikakoolis, ta pani selle klaverikaani kinni ja sellega kõik piirdus. Ja nüüd ta mängib natukene enda jaoks kodus, mõned sellised lihtsalt enda jaoks. Aga ja, eks siis see on see, et mis võib minna õnneks, võib mitte. Mul on üks sõber olemas, kes pidi harjutama ja pidigi harjutama ja ta ei tahtnud, aga vanemad surusid läbi ja ta on tänulik neile praegu, et nad ikka surusid läbi, nii et you never know, kuidas see läheb, aga põhimõtteliselt ma ise mõtlen ja et oma lapse puhul, et ta ütles, et teda muusika absoluutselt ei huvita, mis on hästi huvitav, eks ole. Et me pigem vaatame, mis teda huvitab ja üritame siis aidata toetavalt sinna poole ja et kui ta ütleb, et muusika üldse teda ei huvita, et mida sa surud läbi, et lapsel ei tekiks seda trotsi. Võimalik jah, et sellest pikemas plaanis mingit efekti ei ole. Või ta pärast ütleb, et miks ta mind ei sunni. See on ka variant. See on see risk, mida vanemad peavad võtma, aga näed, sinu ema tegi selle sammu ja ta pani täppi. Ja. Kuidas on tänaseks sinu suhted jäänud kodukohaga? Sa oled pärit Kohtla-Järvelt, on mul õigus? Jah, ma elasin seal 18 aastat sisuliselt. Kui lõpetasin kooli, siis lahkusin. Selles suhtes, et mul ei ole seal mitte ühtegi tuttavat enam. Ega, sinu vanemad ei ela seal enam? Ei ela seal ja sõpru ei ole seal ka jäänud sinna. Et pigem on kõik laiali sõitnud, et kes Eestimaal, kes välismaal. Et ja, aga no alati selline, no ikka ta on nostalgiline koht, kus vahepeal kuhu sa satud ja hea meelega alati käin seal esinemas ja üles astumas, aga ja ütleme nii, et iga nädal seal ei käi. Aga mõnikord seal nostalgitsemas niisama ei sattu sinna, et kui on kutse esinema, siis sinna sa lähed, aga... Ja. Et niisama ma sinna ei lähe, ütleme nii, jalutama mööda tänavaid, aga ma teen seda siis, kui on põhjust minna just seoses esinemistega, siis ikka olen käinud läbi seal kooli ees ja siis vaatasin oma vana korteri aknaid, olen vaadanud, et ikka selline suur osa minu elust ja väga tähtis osa, et lapsepõlv möödus just seal. Kui erinev on see inimeste mõttelaad või kui erinev on see inforuum, milles elavad inimesed Ida-Virumaal ja siin Tallinnas? No praegult, kuna ma enam ei ole seal väga mitmeid aastaid, ütleme nagu püsivalt, siis võrralda on natukene raske. Vanasti olid asjaolud teistsugused, suhted olid teistsugused. Vanasti seal, kus mina pärit olen, et ma saan ainult oma kogemustest rääkida ja see oli täiesti teistsugune ruum. Ta oli väga selles suhtes kinnine, aga me ise laste puhul, et mitte siis nii-öelda omavoliliselt või et me olime seal ruumis, mis oli meie jaoks ju tehtud, ega me väga ei saanud otseselt ju valida, et pärast sa teed oma otsuseid, mida sa õpid või kuhu poole sa vaatad ja nii edasi, aga see, kus sa nagu kasvad üles, on see, mida sa kus sa oled, et sa ei saa seda mõjutada kuidagi. Ja siis, kus mina kasvasin üles, oli täiesti kinnine venekeelne ruum. Eesti keelt ma hakkasin õppima siis, kui ma lõpetasin kooli ja läksin Viljandi kultuuri tolle veel kolledžisse õppima, sest et meil oli küll alates, ma ei tea, mis 5. või 7. klassis eesti keele tund, aga ega kui sa seda ei kasuta, ega väga õppinud ka. Aga tänaseks see on ikkagi erakordne saavutus, sa räägid täiesti soravalt ja vabalt eesti keelt ja eesti keel ei ole lihtne keel õppida. Ega ka mitte vene keel. Ja see ei olnud kõige lihtsam keel kindlasti õppida, ega mul siiamaani ma õpin seda loomulikult, et sõnad tulevad vahepeal isegi praegu, mida ma ei teadnud või ei ole kuulnud. Ja mul ikka läks ma arvan, et umbes 10 aastat läks aega enne, kui ma mõtlesin, et okei, et ma natukene olen, ütleme nii, tunnen koduselt, et ma saan
isegi nalja visata, mis on mulle hästi oluline, et mul oli selline, esiteks oli see mure, et kuna tol ajal, kui ma hakkasin üldse eesti keeles midagi tegema, siis Eesti-Vene suhted olid väga-väga pingelised, et enam nad nii pingelised ei ole, sest tulid palju suuremad mured, et enam seda vähemalt minul nagu tunnet seda ei ole ja ma tean, et hästi paljud just vene noori, kes elavad Eestis, on väga hästi oskavad eesti keelt ja siis lihtsalt see periood, millal mina siis tulin lavale, ütleme nii, oli väga pingeline periood. Ütled sa, sest mina isiklikult ei tunneta nii, et meil oleks olnud võib-olla siin paarkümmend aastat tagasi mingisugust rohkem pingelisemat perioodi kui praegu. Selles suhtes alati erinevad inimesed on olnud erinevatest rahvustest, et see jääb edaspidi ka, et ei ole niimoodi, et nüüd on kõik väga rooseline ja kõik, ma ei tea, liblikad lendavad ja vikerkaared, aga jah, kus mina tulin, seda pinget oli tunda väga kõvasti. Ma sain nii ühelt poolt, ma olin, kuidas sellest tagantjärgi on hea mingid artikleid ka lugeda, inteket, mida on varasemalt tehtud, et ma olingi nagu mingi aeg, ma olin nagu oma võõraste seas ja võõras omade seas. Ma mingi periood mäletan, et need inimesed, kes elasid hullult kaasa just Ida-Virumaalt, et mine tee ja nii kui ma astusin üle sinna, et midagi teha kuskil, siis juba hakati rääkima, et ma olen reetur hoopis, et seda on aga seda põnevam on ju see, et sa tegid niisuguse valiku või valisid sellise tee, et sa ikkagi läksid Viljandi kultuurikolledžisse õppima. Kust selline suund üldse sulle pähe tuli? No oli ju 2 varianti, kas ma läheks õppima muusikat või siis tantsu, kuna ma olen selle 2 alaga tegelenud. Identifitseerid sa ennast rohkem tantsijana või lauljana? Või ei ole ma olen paberite järgi tantsija. Paberitega tantsija? Ja, aga hingega ikka laulja. Ja, on raske, ma pigem loomulikult ma laulan rohkem, kui ma tantsin laulmise juurde, aga ma professionaalne tantsija ei ole, kuigi ma olen tantsuõpetajana ka tööd teinud ja mulle meeldib väga lavastada ja ma lavastan hästi palju sellised oma etteastate tantse ka, et kuna mul bändis ka tantsijad, et siis mulle meeldib tantsida, et mulle meeldib teha mõlemaid, aga jah, ma pigem, kui on väga vaja valida, siis ma pigem olen laulja kui tantsija. Lihtsalt repliigi korrastamise mõte. Aga hästi, me rääkisime sellest, et sa valisid Viljandi kultuurikolledži. Ja, kuna seal oli tantsu eriala ja ma ei saanud laulu minna õppima, kuna mul puudus muusikaline kuulmine ja muusikaline haridus, eks ole. Ja ma mõtlesin, et lähme siis õppime tantsu eriala, sest see on ikka ka väga hea eriala, mida omandada. Ja oli 2 varianti, kas Tallinnasse või Viljandisse ja Viljandisse lihtsalt puhtalt sellepärast, et Tallinnas oleks lihtsam, mul tol ajal elas vanaema Tallinnas ja aga Viljandis oli rohkem võimalusi saada tasuta kohale, sest et kuna ma ei ole mis rikkast perekonnast pärit, et mul oli väga oluline, et ma saaks tasuta haridust, et Tallinnas oli vähem kohti, vähem võimalust ja Viljandis rohkem ja ma läksin sinna. Hästi see väike asi seal oli juures, et sisseastumise eksamid olid nagu eesti keeles loomulikult, mida ma väga hästi ei osanud. Ja kuidas see hakkama said, sest Viljandi on ju kõige paremas mõttes Eesti väike armas provints ja tõepoolest Eesti provints, et kui me tuleme Ida-Virumaalt Viljandisse, siis see on päris teistsugune keskkond. Ja üks eksam pidi olema, bioloogia eksam pidi olema tehtud, ei mitte bioloogia, vaid ajalugu. Ja, ajaloo eksam pidi olema tehtud selle jaoks, et üks vajalikust eksamitest, et üldse sisse astuda. Ja mina tegin koolis bioloogia eksamit ja ma ei tea, kuidas ma niimoodi, bioloogia oli 11. klassis lihtsalt ja tol ajal siis ma mõtlesin viimastel aastal, et kuhu minna üldse, mis ma tahan teha või kuidas üldse saab. Ja siis ma tegin koha peal ja eesti keeles ajalugu. Ja kuidas läks? Niimoodi läks, et ma sain ülinapilt tehtud, sest et ma läksin vist äkki päev varem või 2 päev varem raamatu kokku ja võtsin ajalooõpikut eesti keeles, täpselt samasugune oli vene keeles. Ja sa ei rääkinud sellel ajal tegelikult eesti keelt sugugi mitte kõnekeelena?
sa võtsid eestikeelse raamatu ja püüdsid endast parima anda. Ja nagu ma andsin nii palju ja et ilmselt kus ma enam-vähem sain pihta, olid mingisugune ABCD või niimoodi, ma ei tea, kas mul oli nii palju õnne lihtsalt, et ma sain nagu napilt need miinimumpunktid kätte, et see eksam sai tehtud, et ma saaks. Aga et mingisugused IQ-testid olid natukene vaatad ühele poole, teisele poole umbes niimoodi, sest vahepeal ei saa aru, mida küsitakse täpsemalt ja ma arvan, et kõige põnevam oli vestlus võib-olla. Et kuidas sa väljendad ennast, kui sa ei saa väljendada ennast, et lihtsalt puhtalt keeleliselt ei saa väljendada. Aga mul oli väga tugev tantsu baas, sest et ma ikka olen tantsinud nii-öelda Vene tantsustuudios ja seal me oleme saanud ikka tugevad kooli, nii klassikaline selline tants balleti moodi, ega väga palju Varvaskigadel ei ole tantsinud, aga ikka rahvustantsud, rahvustantsud, show-tantsud, kõik erinevad stiilid olid olemas. Nii et mul tulid väga head punktid just selle. Sinu võimekust märgati ja ilmselt peeti seda ju olulisemaks kui keeleoskust, kui me räägime tantsu erialast. Ma arvan küll ja nii et mul on hea meel, et ma pääsesin sinna Viljandist. Nightlight Duo oli, kui ma ei eksi, just see bänd, millega laiem avalikkus sind Eestis, mille kaudu sa laiem avalikkuseni jõudsid Eestis. Ja see on ka põhjus, miks ma enam-vähem aja arvamises julgen väita, et äkki sa oled kusagil 25 aastat umbes täpselt Eestis lavalaudadel säranud. Täpselt 25 aastat ongi. Oli kuskil 2000 kandis see Nightlight Duo algus. 2001 ja meil on 26, nii et siis ta tulebki täpselt nii. Kuidas sa Nightlight Duoni jõudsid? Sa olid tantsija, sa pidid jõudma mingil hetkel laulmiseni, keegi pidi sind märkama ja kuidagi pidi sündima Nightlight Duo. Ja, no kooli ajal, kuna ma tahtsin esineda igal pool, kus antakse võimalus üldse, et siis kui ma veel Kohtla-Järvel elasin, et ma käisin igal pool linna üritused, kooliüritused, mind saadeti siis koolivahelistele laulukonkursitele, festivalidele, et igal pool ma lihtsalt nii tahtsin esineda ja mul nii meeldis see maailm, et ema kunagi rääkis, et kuskil kontserdil istus saalis ja kuulis, et jälle tutvustati, et ma tulen lavale ja siis keegi tagant ütles, jälle see Mihhailo. Et ma lihtsalt, kui mul nagu anti võimalus, siis ma olin kohal, et ma tahtsin lihtsalt laulda ja esineda ja mul väga-väga meeldis. Aga ikkagi, kuidas sa selle laulu osani jõudsid, et tantsueria inimesed ju nii väga ei pea otseselt laulma? Seda küll, aga kuna ma käisin laulustuudios ja tantsustuudios, siis kõik need aastad me esinesen ka laulustuudioga igal pool. Ja siis koolis hakkasin ka laulma ja Viljandis? Koolis, ikka Kohtla-Järvel koolis ja meil oli muusikaõpetaja väga tore, kes oligi, saatis mind igal pool koolivahelistele üritustele ja festivalidele ja konkursitele ja niimoodi ma jõudsin näiteks erinevatele konkursile, aga üks oli Saaremaal, et koolide vaheline laulukonkurss. Ja seal žüriis istus üks aasta Gunnar Loho. Ja ma jäin talle meelde, siis ta tuli Kohtla-Järvele, tal isa elas täitsa ootamatult koolist üle tee ja siis ta ei mäletanud, mis koolis ma käisin, et ta ise pärast rääkis, et ta tuli lihtsalt vaatas, et kool on lähedal, et läheb küsib, kas ma olen seal koolis ja siis ma õppisin seal koolis ja siis ta küsis kontakti, siis ta tuli minu vanematega rääkima, et ma olin siis 15, ma arvan, midagi sellist. Tema tollane abikaasa Estin, kellega ta tegi projekti ja ta esines, tegi sellist nii-öelda venekeelse programmi, ta tahtis suunata Peterburi sinna poole ja siis ta otsis vene keelt kõnelevaid lauljaid, kes laulaks back'i tantsiks, et siis oligi, et meil oli seal 2 tantsupoissi, siis mina olin tantsutüdruk, kes natukene laulis kaasa ja laulis paar laulu nii kaua, kui ta vahetas riidet, mingisugune showprogramm oli pandud. Ja õnneks minu vanemad lubasid ja siis me käisime esinemas Peterburis ja niimoodi kuidagi läks. Ja mingi aeg nad nende teed läksid lahku, et rohkem seda projekti ei olnud, aga kui ma kolisin siis Viljandisse, siis Gunnaril tuli selline mõtte panna üks selline projekt kokku, duett, kus ma oleks kõrval ühe Eesti tüdrukuga, et siis loomulikult on palju lihtsam laulda, et ma lihtsalt laulaks nii-öelda
midagi natukene kaasa ja oleks selline duett ja tema tegelikult pani kokku ja siis me hakkasimegi salvestama, nii kui ma kolisin sinna Viljandisse ja Sven Lõhmus kirjutas meile esimesed laulud ja esimene lugu Jäljed liival, mis me salvestasime kohe lendas üles. No Night Light Duo oli tegelikult väga kuulus kollektiiv. Et mul kuidagi õnnestus teil läks väga hästi niimoodi sattuda ja et ma projekti või bändi ja ma ise tundsin, et ma ei ole nagu et kas ise tundsin, et kas ma julgen siin olla, et ma olin väga veel selline algeline just keeleliselt, aga kõik olid hästi toredad ja võtsid hästi vastu, tomatid keegi minu pihta lavale ei visanud ja meil läks selles suhtes hästi, et meil õnnestus see lühike aeg, kui me tegutsesime 1,5 aastat või 2 midagi sellist. Et me oleme väga palju esinemas käinud, et see vahepeal kooli Viljandis siis esimesed tunnid kehatunnetus põrandal oli väga vaevaline, ütleme nii peale seda, et kui see kell 5 saabud kuskilt esinemast, et see oli selline, aga põnev periood, noor ka, nii et peaaegu jaksasin teha. Ja meil õnnestus näha hästi toredaid neid, vanasti oli see, need tuurid, kus käist ikka 10 000 inimest, no need suvetuurid ja see oli väga thing kunagi ja me kuidagi käisime ka sellistel tuuridel, et ma Kohtla-Järvelt tulin ja nägin kohe, sul on siuke plats täis inimesi ja kõik laulavad kaasa, et see oli väga äge. Nii et Gunnar Loho selles suhtes väärib äramärkimist, et tema sinu talenti märkas, tõi sinu laiema avalikkuse ette ja sealt edasi juba me teame, mis sinust tänaseks on saanud. Oskad sa öelda, mis teeb ühest inimesest nii-öelda artisti või staari? Mis on see X-faktor, mis on vajalik? Kui oskaks öelda, on ju, mis asi see on X-faktor? Keegi niimoodi ei ütle, see on see või see on midagi sellist, mida vist võib olla näpu peale küll ei pane, et ühe puhul see on üks oskus, teise puhul on teine oskus ja kõik kuidagi toimivad, aga mis on minu jaoks olulised asjad, et millest mina võib-olla natukene lähtun, on siirus, sest et artist peab olema siiras, et nii-öelda võltsartiste on no ma ise ka ei vaata ja ei kuule, et siirus ja kindlasti armastus selle vastu, mida sa teed üldse, et kui sa ise naudid seda, mida sa teed laval, siis inimesed seda näevad, kuulevad, saavad sellest aru, ega inimesed ju võtavad vastu nii-öelda energeetilised energiat liikuvad igat poole lavalt saalist lavale, et seda on tunda, kui inimene naudib, kui inimene annab endast parima, kui ta tahab anda aga kahtlemata ka muusikalised võimed, lavalised võimed ja mingi salapärane nähtus nimega karisma. Just, karisma on ka väga oluline, aga jällegi kunagi ma mõtlesin, et vokaalsed andmed hästi oluline, et pikad noodid, kõrged noodid, sa pead olema selline pigem sellise perfektsem, et ei ühtegi kukke, ühtegi ära ununenud sõna, et mul oli hästi suur periood, kus ma arvasingi, et see on nagu õige artist. Ja mida aeg edasi läks, seda ma jõudsin ikka sinnani, et autentne on olla palju parem, et ma enam absoluutselt ei muretse, et mul kuskil ei tule mingi noot välja või mingi sõna läheb meelest ära. Ma olen ka inimene ja see on mul tundub, et see lisab ehtsust, et ma viskan siis selle üle nalja kohe seal samal laval, et tore, kirjutasin ise sõnu ja nüüd ma ei mäleta, kuidas see salm hakkas. Et sa ei ole väga nõudlik või ülemäära nõudlik enda suhtes? Enam ei ole, jaa. Ma kunagi olin olnud, jaa. Et mul tundus, et see perfektne olla on väga oluline, et sul oleks kõik õige. Tegid endale etteheiteid, kui midagi uks oleks? Ja ma elasin hullult üle, et kui mul kuskil tuli mingi madalam noot või ei tulnud, et kõik nii perfektsed välja. Ja ma sellest üldse enam ei pea sellest asjas lugu, et sul peab olema, ei pea olema perfektne, et võibki vahepeal minna niimoodi, et aga lihtsalt sa annadki oma pigem, ma tahan, et inimestel oleks nagu
hea meel olla seal, kui see on selline pidu, et nad saavad hästi tantsida, et meil on lõbus, et see pigem selline meeleolu ja atmosfäär on palju, palju olulisem ja just see ehtsus, siirus, karisma ja, aga kõik see on minu jaoks palju olulisem kui see perfektsus. Oled sa oma lavapartnerite suhtes nõudlik või suhtud samamoodi nendesse pigem tolerantselt ja eeldad lihtsalt head ühist energeetikat? Ja, no siiamaani kõik lavapartnerid on olnud väga toredad, on loomulikult on need, kellega sa klapid paremini kui teistega, see on iga inimesega ka niimoodi, et ühega me saame natuke rohkem läbi kui teisega, et kuidagi lainepikkus on samavõni. Aga ainuke asi, mis ma alati kuidagi võib-olla mitte nii väga ei armasta, kui inimesed ei viitsi sõnad ära õppida, et kui kasutatakse mingit hullud noodipulte ja et siis, kus on, no, ma saan aru veel, kui on mingi ühekordne projekt, ma ei tea, orkesterlaval, seal on hästi palju staffi, et kui sa ühe korra laulad, ma ei tea, mis teost, et tõepoolest nootides laulmine on ka okei, ega see ei ole nagu üldse keelatud nii. Aga kui inimene just ei pühendu sellele, et omandada materjali, sest et see ongi meie töö ju. Et ta tuleb ette valmistamata, et tal on kodutöö tegemata. Just. Et no, et ma olen kuulnud, et kuidagi saab hakkama kuidagi nagu, et see on minu jaoks natukene, et see on meie töö nagu selles suhtes, et sa valmistate ette, sul on meloodia on vaja õppida, sõnad on vaja õppida, noh, kui sa ei laula just, ma ei tea, mingis hiina keeles just, et kui tõesti on vaja midagi nagu, kas seda oleme õppinud, on ju. Et et pigem see, et mingisugune nii-öelda austus võib olla oma tegemise suhtes võiks olla ja just, et kui sul on aega ja kui sul on eesmärk ja kui see ongi, et sul on, ma ei tea, mingi projekt, seal on mitu kontserti, sa pead ära õppima mõned lood ja sa ei tee just nimelt seda, see minu jaoks on natukene. Nightlight Duoga teid saatis edu omajagu aastaid. Kaua te koos tegutsesite? No kuskil paari aasta kanti oligi kas 1,5 või 2 aastat. Kas tõesti ainult paar aastat? Teist jääb mulje, et te olete tegutsenud koos, ma ei tea, 10 aastat, 15. Ei ole tõesti ei ole et siis, kui ma lõpetasin 2003 vist me lõpetasime et siis me veel minu meelest oligi kuidagi niimoodi, et paar aastat ja siis ma juba lõpetasin kooli ja me tegelikult vist niimoodi lõpetasime teine tüdruk, kellega ma laulsin, ta jäi beebiootele ja kuidagi see sealt läkski, et tema tegeles lapsega ja siis mina läksin muusikali maailma, sattusin, et siis seal läks ühest muusikalist, teine muusikal, siis kolmas ja niimoodi kuidagi läks, et meil teed natukene läksid sealt lahku. Arusaadavatel põhjustel. Aga siis olid sa omajagu aastaid muusikalimaailmas, kas oled mõelnud ka selliste sooloprojektide peale ilmselt, sooloalbumeid, on sul tulemas äkki mõni? Sooloalbum tuligi aastal 2000 miskit 6 või midagi sinna kanti. Me tegime just sooloalbumid et alates sealt tuli Jezebeli oli 80, siis paar aastat hiljem oli Teemant, üks eestikeelne album. Et sellega natukene oli tegemist ja järgmine juba album oli aastal 2011, kui ma eksi, siis 2015 ja nüüd viimane album oligi sooloalbum aastal 2015. Ma just mõtlesingi seda, et kas sul praegu äkki ei ole midagi mõttes või küpsemas mõni album? Mõttes on ikka, et me kirjutame materjali ja et ma tegelikult mõtlesin, et võib-olla nagu eelmisel aastal, et oleks jõudnud teha, aga erinevatel põhjustel ei ole jõudnud. Ja ikka et kuigi see albumi väljaandmine nagu tänavu ei ole nii enam, mitte just vajalik, vaid võib-olla nagu selline
no vajalik ka ja et aga ütled, et ka see on muutunud kõige selle Spotify-induse ja YouTube-induse tuules. Ja, et just füüsiline album on, inimesed pole, kus eriti seda plaati kuulata, et pigem praegu on vinüül ja siis on digialbumid on teema. Aga vinüül siiski? Vinüül siiski, üllatuslikult, sest et vinüül on ju täielik retro, kui me niimoodi mõtlema. Äkki kassetid tulevad kunagi tagasi. Võib-olla ja mina pean ütlema, et mina tõesti naudin seda, kui ma võtan just plaadi ja ma loen läbi selle nimekirja, mis seal on ja panen loo mängima, valin selle loo, selles on oma võlu. Ja, nii on. Spotify loomulikult on mugav, me ei hakka seda ju kirjeldama, aga see pole päris see. Ja, no et vaatame, et võib-olla see aasta ikka õnnestub, siis loomulikult mõtted on, et see on ju ikkagi artistil on ka hea, et sa annad küll lood välja, aga mõni aeg tahaks seda koondada kuskile, et see on kuskil sul alles nagu ajaloo samm, ütleme nii, ajalooline samm sinu jaoks, et pärast on tagantjärgi hea vaadata, et need mälestuste kogum, ütleme nii. Kuidas sa enda muusikat lood, kas sa kirjutad ise sõnad, kas sa kirjutad ise viisi, on sul mõni abiline, kes aitab sul neid põhjasid kokku panna, kuidas see protsess sinu jaoks kujuneb? Ja nii põhimõtteliselt on ja aga sa kirjutad ise ka sõnu? Jah, kirjutan ise sõnu ja mis on eesti keeles hästi huvitav väljakutse. Ma sellele viitasingi just, et see ei ole lihtne teekond olnud jõuda eesti keeleni ja olla artist, mitte lihtsalt eesti keele kõneleja kusagil tänaval. Ja, et seda ma poleks nagu varem isegi kunagi arvanud, et ma hakkan eesti keeles tekste ja laulu tekste kirjutama. No vähe sellest, et ma hakkan üldse mingisugune saated juhtima ja kuskil õhtuid juhtima, et minu jaoks on, ma ei oleks tõesti arvanud seda. Ma mõtlesin, et võib-olla mul õnnestub ikka laulda ja osaleda projektidest ja teha mingid muusikale, aga mitte just rääkida eesti keeles ja sellega just kuskil olla. Et ma kirjutan ise tekste ja reeglina ma kirjutan enne meloodiaid, mul on telefonis hästi palju viisijuppe, enamus tulevad siis, kui ma sõidan autoga millega pärast, nii et võib-olla liikumine minu jaoks on sellises oluline, aga olen kirjutanud ka poes, mingisugune viisijupid tulevad siis kuskil makaronileti kõrval võtad välja, hakkad laulma, vaatad, et kas kedagi kõrval ei ole, kes vaataks imelikult. Ja siis praegu see näeb nii välja, et kuna ma ise ennast saata ei oska, aga ma nagu kuulan või ma saan aru, kas on õige akord või mitte, siis ma saan kokku, mul üks kitarist, Peter, kes on ka väga hea nagu lauluga, ta ise ka oskab laulda, nii et ta nagu saab nagu lauljana ka aru, et kuhu ma üritan nagu minna. Ma laulan talle viisi ette, tema hakkab otsima sinna akorde ja ma kuulen, jah, see on see õige akord, okei, see on see akord, mida ma mõtlen kuidagi niimoodi. Ja siis me mängime demo sisse ja anname siis produtsentidele või bändile, kes mängib sisse ja kuulada, see võiks olla nii, no. Ja siis kirjutan sõnad ja laulun sisse ja niimoodi see juhtub. Tuleb tunnistada, et see ei olegi tegelikult nii lihtne. Siin on see X-faktor, mida ühes inimeses on vaja, mis sinus ilmselt on, kui palju me näeme neid soovijaid, kes tegelikult tahaksid artistideed ette võtta. Meil on isegi ju meie oma Eesti otsib superstaari saade, kus tuleb väga palju inimesi ja kellel võib-olla ei olegi selget ettekujutust, mida see eeldab, et sellel teel kuhugi jõuda. Sina ütled, et see on niisama lihtne, aga seda kuulates tegelikult ei ole selle saavutamine sugugi nii sama. Ei ole absoluutselt, jah. Ja mõnes mõttes, mis puudutab seda superstaari saadet, mis on väga hea platvormi siiski noorele inimesele, aga natukene selles ots raskem, et väga vähesed ju sealt jäävad edasi ja sa ei pea ju võitma, et tegelikult, et just kui sa saad platvormi ja juba saad mingisuguse väljundi, et on hea nagu edasi minna, et sul on ikka kontaktid, mis on hästi oluline ka. Aga tõepoolest nad saavad kohe kõik kätte, nii-öelda see õige nagu tunne, et sul on hea stuudio, sul on hea valgus, hea heli, hea tiim, sul on stilistid, sul on kõik asjad olemas. Ja pärast, kui see lõpeb, sa pead sealt edasi minema. Et lihtsalt võib-olla inimesed või need artistid, kes on tulnud algusest peale kuskilt sealt keldrikorruselt nii-öelda ütleme, et sa astud, sa trepist üles kogu aeg, sest kui ma mõtlen, kust
näiteks mina, jälle oma kogemust, mina alustasin ja kust ma olen laulnud, kõik need kohutav tehnika ja tingimused aga see soov esineda oli nii suur, et kõike on olnud ja esinemisi ei olnud, siis istusid, nutsid, et kas sa loobud või loobu, mis sa teed, et pole raha elada ja 30 krooni terveks kuuks ja sõid kapsasalaati ja leiba ja et see soov, et see tahe oli nii suur, et ma lihtsalt tulin läbi ja iga asi oli minu jaoks pigem hea võimalus ja ma olin nii tänulik, et mul see võimalus olemas. Et praegu ka, et vahepeal, kui natukene, eks see elu ongi selline virvar ja vahepeal muutub natukene rutiinsemaks ka see virvar ja siis korra hakkad mõtlema, et tahaks, ma ei tea, mis nad kurb ja mingi kass peal ja siis ise endale mõtled, et kuule, vaata, millised suurepärased võimalused, et nagu ära unusta, et tänutunne peab jääma ka praegu, mul on suur tänutunne, et mul on võimalus teha seda, mida mul meeldib teha ja meil on sellised tingimused ja ma vaatan, mis projektides osaled ja mis artistidega sa seisad vahepeal laval ja ma lihtsalt, mis muusikutega sa teed tööd, et lihtsalt Aga sinus on see edasi pürgivus ja initsiatiivikus, nagu me mainisime, sul ei ole managerii. Sa kujundad ise oma teekonna ja leiad selle, kuhu edasi minna ja sul on see energia. Jah, vahepealsed on vähem või vahepeal rohkem ja vahepeal mõtlen, et võiks ikka olla tiim ja siis vahepeal mõtlen, et äkki ei ole vaja, ma olen ka kaksik, mis on vast tore. Sa kaalud palju. Ja ma mõtlen, okei, aga ei ole okei. Aga praegu kuidagi on nii, et hetkel on nii ja nii ongi ja siis ma põhimõtteliselt et ma lähtun sellest, et kui kuidagi nagu tundub, et ise tunnen, et on nagu õige, siis on hästi. Aga sinu teekond on olnud selles mõttes stabiilne, et sa ei ole päris palgatööl kunagi käinud või ei ole, et sa pidanud mõnda ametit ka selles klassikalises mõttes? No ma kunagi, kui ma lõpetasin Viljandi kolledžis, siis ma töötasin tantsuõpetajana paar aastat ikka. Mul meeldis ka ja töötasin Pärnus ja Tallinnas aga see oli ka paar aastat, aga siis ma hakkasin tundma, et mu energia läheb hästi palju suhtlemise peal ja kui ma tahtsin veel esineda ja laulda, et kuidagi see hästi loomulikul moel kuidagi see osa väsis ära nagu minu tantsuõpetaja. Sa prioritiseerisid ennast enda teekonnale? Muid asju, jaa. Aga mingi periood oli tõesti, et kui nagu ma enne mainisin, et ei olnud üldse esinemisi kuidagi ja raha ei olnud ja siis ma kaalusin ja läksingi ühele töövestlusele, ma olen ühel töövestlusel elus käinud ja ürituse korralduse firma. Ja mis küll erialaselt oleks tegelikult justkui sobinud sinu professionaalse taustaga. Ja, see on see asi, mida ma mõtlesin, et kui ma ei saa näiteks esineda, see on üks asi, mida ma tunnen, et oleks tore teha. Ma tean, et see on ka raske, sest ma näen seda sees poolt, et tegelikult see nõuab hästi palju energiat ja muid asju ja mõtteid ja jällegi sära ja kõike seda nõuab, aga mulle meeldiks see. Aga ma käisin ühel töövestlusel ja ma oleks saanud sinna tööle minna, aga ma natukene lootsin, et ma saan projekti põhis teha, aga seal oli vaja käia nii kontoris kui nädalavahetusel olla projektidega nagu väljas, et ma siis kaalusin, mõtlesin, et siis mul pigem ei oleks ju võimalik teha esinemisi juhul, kui mul neid pakutakse või kui ma saan kuskile lavale, et siis ma pean hakkama midagi valima. Ja ma valisin, et ma ei lähe tööle. Kuigi see võis olla selles suhtes majanduslikult raske periood. Oligi väga raske periood ja tõesti, oli tõesti väga raske. Aga sa said sellest üle ja võid öelda, et tegelikult see teekond nii-öelda staariks saamiseni ei ole sugugi olnud ainult roosa manna. Ei olnud, ei. Minu teekond oli väga konnardlik ja hästi selline raske, aga hästi põnev. Ega muidugi staariks saamine on hästi, see staar on hea sõna. See on hea sõna, artistiks või? Ütleme artistiks, aga Eesti mõttes sa siiski oled ju tuntud inimene, võib öelda kahtlusteta. Sul on ka selles suhtes huvitav kogemus, et sa oled ennast siiamaani töötanud ja sul on see võrdlusmoment, kui sa alles kogud tuntust ja nüüd, kui sa oled tuntud, kas see mõnikord muutub kuidagi häirivaks ka või naudid sa seda tähelepanu, mis sulle osaks saab?
häirivaks kindlasti keegi ei pildista sind poe riiulite vahel, kui sa viinareid ostad. Kas see ei muutu? Mingi aeg oli hästi populaarne kuidagi, siuke periood oli selline, et hästi populaarne oli, et saada meile mõni pilt ajakirja ja siis saad, ma ei tea, 35 eurot sellest. Et see on olnud hästi selline huvitav, siis ma olen ikka rubriik paparatsi ja kõik see Eestis oli ka. Aga see kadus ära ja tegelikult tol ajal oli pigem selline naljakas teema, et kui keegi, ma konkreetselt nägin, kui keegi jälle makaronileti kõrval tegi pilti, on ju. Aga ei ole kunagi häiriv olnud. Minu meelest Eesti inimesed on hästi selles osas toredad, et nad ei hüppa peale. Et me ei räägi lastes, kes nagu natukene näpuga näitavad. Autogrammi küsivad? Küsivad ja pilt, absoluutselt. Ja see on, tegelikult on tore. See on ju, ega ma ju teen ju inimeste jaoks. Mulle nagu meeldib pakkuda inimestel meelelahutust. Et ma just kunagi mõtlesin, et kuidas nii-öelda ennast nimetada, mis oled üks laulja või, aga ma olen meelelahutaja, et mul meeldib see meelelahutus, ongi see põhipoint, et sa lahutad inimeste meelt. Et kas see on, et paneme pidu, tantsime, hüppame või kontserdil elame kaasa, mõtleme sõnade üle, natukene võib-olla vaatame enda sisse, see on kõik ju paneb nii-öelda mõtted ja rattad ja tunded käima. Ja ma teen seda inimestele, mulle meeldib seda nagu jagada või anda ja kas või muuta, kas või, ma ei tea, paariks minutiks, et kui kellelgi on mingi probleemi, et ta natukene unustab või natukene tunneb rõõmu või siis mõtiskleb oma mingi elu üle, et kõik see on mulle oluline. Et sa ei distantseeri ennast väga inimestest? Ei ole absoluutselt, ei. Ma käin samamoodi poes, ma olen tavaline inimene ja inimesed tulevad, küsivad autogramme ja pilte ja loomulikult mitte kogu aeg ja mitte iga päev, aga kui tulevad, mul on alati hea meel ja alati hea meel rääkida ja Eesti inimesed hästi toredad, et keegi ei tule nagu kohe niimoodi nõmedalt oma, isegi kui neil nagu ei meeldi midagi, ega see ei saagi kõigile meeldida, et nad ei tule hästi nõmedalt rääkima sulle, et lihtsalt, et ma küll ei ole sinu fänn, kas ma võin sinuga pilti teha, no arusaadav, no teeme siis, no vähemalt tal on hea meel, et tal on näidata pilt, et näe, ma ei ole fänn, et tegin siin inimesega, kes on telekas on nähtud, et pilti, et absoluutselt ei ole probleem. Kuidas sa enda meelt lahutad? Oled sa inimene, kes naudib seltskonda või käid sa ennast maha laadimas üksinda? Või on sul mõned hobid, mida võiksid esile tuua? No nii ja naa, jaa, et mulle meeldib, kuna sõltub perioodist, sest hästi palju just esinemisi, hästi palju suhtluste inimestega, siis mul on hästi oluline, et ma saan üksinda istuda diivanil. Vajad seda aega enda jaoks? Ja vajan küll, ja mulle meeldib olla oma ette, mulle meeldib olla iseendaga. Mul ei ole seda probleemi, et ma ei saa üksinda minna kohvile või lõunale või kinno. Ma võin üksinda ka käia ja mul meeldib. Mul meeldib kolata mööda toidupoodi ringi, vaadata uusi huvitavad roogi või maitseaineid või mingisuguseid toiduaineid. Mul mingi toidupoed, eriti välismaal, aga ma võin lihtsalt tund aega käia ja vaadata, mida põnevat nagu saab maitsta või see on hästi huvitav. Aga et oma ette mulle meeldib olla, ma ei tea, kohvi juua diivanil või vaadata mõnda filmi, aga vahepeal absoluutselt mulle meeldivad minu sõbrad ja mulle meeldib suhtlus ja ma olen hästi selline suhtleja tüüpi inimene, et mulle meeldib ka suhelda. Et see väga sõltub jällegi, mis parasjagu periood on, et kui hästi palju asju, siis ma tahaks rohkem aega oma ette, et kui natukene rahulikum periood, siis ma tahan natukene suhtlust. Selliseid hulle teistsuguseid hobisid mul ei ole, et ma ei tea, koguks marke või kooks. Ühe hobi raames me sinuga siiski paar aastat tagasi tuttavaks saime. Sul tekkis mõte teha endale mootorratta juhiload ja juhtumisi tulid sa minu juurde õppima. Just ja niimoodi. Kuidas sa selle ideeni jõudsid? Kas see võiks olla üks selline tegevus, mis annab aega iseenda jaoks või oli mingisugune muu initsiatiiv, kust sa selle ideeni tulid? Ja pigem niimoodi, et minu ümber on väga palju lähedasi inimesi, kes on saanud endale mootorrattaid ja mootorrattalube
ja ma olen natukene kõrvalt vaadanud, et kuidas nad naudivad seda tegevust, sõitu ja seda võib, nagu nemad rääkisid, seda vabadust siis mootorrat seljas. Mul oli hästi pikka aega pigem see, et mul oli hirm mootorrattate vastu, et ma olen käinud ka sõitmas sõpradega, kes oskavad sõita ja istudes taga ma ei tundnud ennast hästi, sest ma ei saanud aru, kuidas see kogu kubatus välja näeb. Kuidas see töötab, see mehhanism? Just. Minu jaoks oli nagu võõras, ma olen hästi suur autosõitja ja autoga sõita mulle meeldib. Mul on hästi pikka aega, ma ei tea, kui hästi, aga üle ikka 20 aastased lood, autolood Viljandis tegingi, nii et 23-24 aastat on juba load, et mulle meeldib sõita autoga, mul tõesti meeldib. Ütleme nii, et niisama enam ma ei lähe sõitma õhtut, jah, ma lähen sõidan autoga siin kesklinnas. Nagu alguses oli kunagi ja nüüd saab sõita mäletan autoga. Mäletan ka ise neid aegu, et sa pead sellest nagu, ja läbi saama sellest perioodist. Aga et ma tundsin teatud hirmu. Ma tahtsin natukene võib-olla õppida, mis asi see on, et kas see on nagu sellest hirmust natukene vabaneda. See tundus hästi selline põnev väljakutse ja ma mõtlesin, et ma lähen nagu tutvun, aga ma ei teadnud, kas see üldse midagi sellist. Kas sa jõuad sihile? Just, sest meie esimesed tunnid, ma ütlen, nagu ma mäletan, et esimesed tunnid, ma mõtlesin, et lootusetu. Ja. Mina küll ei mõelnud, olgu öeldud. Ei no, kui ma juba esimeses tunnis ju panin nagu ilusti pikali seda. See oli sümboolselt, sest ega jällegi ma ei saanud aru, kuidas see töötab, et just see, et kui sa keerad, siis mootorratas kukub ja kui sa jääd seisma nii-öelda ja nagu see esiratas ei tohi olla. Ei tohi olla. Kui sa keerad ja pidurdad samaaegselt, siis mootorratas kukub. Kui sa keerad, siis ta ei kuku. Just, et mina, kes ei ole väga kunagi sõitnud ei rolleriga, ei väga vähe ka jalgrattaga viimasel aastatel, kunagi lapsepõlves ikka olen jalgrattaga sõitnud. Ja kõik selline kaherattalise teema, et ma ei ole nagu väga selline roller ja ma saan aru, kuidas minu jaoks oli täiesti teine maailm. Aga otsus tuli ja sa olid ikkagi tegelikult väga järjepidev. Ja kuigi see järjepidavus käis nagu ikka nagu vahepeal nagu tõesti ma olen mõtisklenud ka loobumise üle. Jällegi mille üle mul hea meel, et ma ei teinud seda, et mingisugune nagu enese ületamine seal oli, mitte mingisugune, vaid väga suur enese ületamine vahepeal. Sest tõepoolest ma olen pigem selline turvaline inimene. Selle suhtes mulle ei meeldi minna sinna, kuhu ma ei tohi minna näiteks. Et kui on asi kinni, siis ma ei lähe küsima. Kui siit on ees, et ärge siia sisenege, siis sa ei sisene. Siis ma ei lähe, just, et ma ei lähe nagu ronima, et äkki ma ikka saan, et mul see ei meeldi, et kui on ees, siis on arusaadav ja ma ei lähe torkima, et ma ei ole selline, mul meeldib nagu mõnes mõttes reeglid ja reeglite järgi on me elame, mina elan. Et pigem mulle ei meeldi ja ma olengi pigem turvaline selle suhtes, et mulle meeldi füüsiliselt saada haiget, sest kas selle tõttu ma väga ei ole käinud mäesuuski tegemas või lauda sõitmas. Või boksitrennis. Et mul on olulisem, et ma saan minna lavale ühes tükis, et ma saan teha seda, mis mul meeldib teha, et mul on käed, jalad on terved, et muidu ma ei saa tantsida, muidu ma ei saa lavale minna laulma, et see mul on alati olnud olulisem kui mingisugune natukene ekstreemsemad või adrenaliini rohked alad. Ja see mootorratas minu jaoks läheb natukene sinna kanti. Aga ma mõtlesin ikkagist, et ma teen lõpuni, kui õnnestub. Ja õnnestus? No kui ütleme nii, mitte kohe, et see on... aga lõppresultaadis siiski õnnestus. Lõppresultaat küll, ja kuna ma olen hästi selline natukene pedant detailide suhtes, nagu sa väga hästi tead, on ju mul hästi palju küsimusi oli, et ma tahan teada, aru saada, kuidas see täpselt käib, kui ma teen nii, mis siis saab.
aga kui on nii, aga miks seda peab tegema? Aga see on väga õige, niimoodi tulebki suhtuda absoluutselt kõigesse, et tuleb olla detailne ja uudishimulik, siis toimub edasi ma olen seda meelt. Mul hea sõbranna, kes tegi load siis 3 aastat enne seda, kui ma hakkasin tegema, et tema ütles, et ta käis ju eksamil vaatamas, eks ole, et tema arust, et pigem ma olin tema jaoks kindlam sõitja kui tema, ta ei viitsinud toona ja et praegu ta sõidab ikkagi just, tema sõidab, mina veel ei sõida. Et tema pigem selline, et midagi sa saad aru, et kogemustega tuleb. Aga ma tahan enne teada kõike, enne kui ma hakkan need kogemusi saama ja ma ei tea, kas on õige või mitte, see on lihtsalt nii, nagu mina teen. Ja kuidas see protsess sinu jaoks siis kujunes? Kas said vajalikud kogemused? Ma sain, ega kogemusi ma ei ole veel nii palju saanud just, mis puudutab siis üksinda sõitmist, sest et mina tegin eksamit ju suhteliselt niimoodi, et tuli kiire periood ja loomi tuli maha ja siis ma rohkem nagu väga ei sõitnud ja see oli alles ju eelmine aasta, nii et nüüd tuleb kevade poole. Nüüd on vaja nüüd sul on võimalus kaaluda ja tunnetada läbi, kas... Ma tahaks tegelikult proovida, võib-olla see on see, et natukene ongi, et enne kui ma olen täiesti kindel nii-öelda selles motorrattas, mis mul hetkel ei ole ka motorrattas, et ma ei ole veel käinud sõitmas erinevate motorrattaga ja teada, mis mul on sul mingisugune eelistus, kas kujutad sa ennast pigem ette sellise kruiisere või chopperi sadulas või meeldiksid sulle rohkem endurokad, crossikad, midagi sellist? Vot ei tea, endurokat ma ei ole teinud, aga ma tahtsin proovida. Seda ma ei ole proovinud veel, et mõnes mõttes mul meeldib, et seal ei ole võimalust teistele teha kuidagi teisi vigastada, kui ma olen suhteliselt algeline, et no see tunne mul oli ka autoga, kui ma esimest korda sõitsin, et ma mäletan, kui ma lood kätte sain ja ma sain need Viljandis ja ma tulin sõitma Tallinnasse. 2 esimest nädal mul oli Balderian kaasas, see lihtsalt, mul olid närvid nii läbi, et ma mõtlesin ette, kui ma hakkasin nagu sõitma, mul ainuke mure, et ma ei tekitaks ise kahju teistele inimestele, asjadele, autodele, et seda ei oleks, et ma ei tahtnud nagu kuidagi häirida või olla teiste suhtes, ma olin kogu aeg mõtlesin, et olla nii turvaline teistele. Kuigi ka endale tuleb mõelda, olgem ausad, ka enda turvalisus loomulikult see on oluline. Ma saan aru, aga ikkagist, et sa pelgisid rohkem teiste pärast, sa tunnetasid seda nii. Just. Aga tänaseks ma usun, et see on muutunud, et see autoroolis tunned ennast kindlalt, oma aeg on mööda. Aga see on jällegi kogemust, kui tuli, et mõnes suures mõttes see on ka motorrattaga samamoodi, ega sa ei saa ju mitte sõites osata, see on ju, sa pead ju ka need motorrattorid, minu sõbrad, kes on natukene värskemad kui väga kogenud rattorid, et ütlevadki, et kui hoiaks läbi, et esimesed sõidud seal kevade poole on ka natukene. Aga mis tunne sul on nüüd jäänud? Kuidas sa vaatad sellele koolitusperioodile, mis tunde see sulle jättis ja kuidas sa nüüd tulevikku vaatad selles mootorratanduse kontekstis? Kas sa natukene kripeldad kevade saabudes, et tahaks proovida või praegu jääd pigem sellisele mõtlikule äraootavale seisukohale? Ma pigem tahaks proovida, aga ongi see, et ma tahaks mida ma tahaks valida endale ratta, mis mul meeldiks, ma sõitsin ainult ju Kawasakiga, et mul muid varianti olnud, aga see mul väga meeldis, et kuidagi ma tundsin hästi. Just, et ma natukene olen istunud teiste rattade peal, ma ei ole nendega sõitmas käinud, sest ma ei taha jällegi seda probleemi, et kui mul järsku jälle, ma ei tea, motorratas kukub ümber, et see on kellegi motorratas, et ma teen neile nagu seda viga, et ma pigem, kui juba kukub, siis las olla enda oma nii-öelda. Et ma tahaks nagu saada rattast ja õpiks tundma seda. Mis ongi, et võib-olla rohkem õhtuti käid sõitmas, et vähem liiklust või nii, et see algul nagu autoga samamoodi. Seda ma mäletan, et see oli hästi... No alguses oli esimene linnasõit oli mine jaoks, ma mõtlesin, ma seal minestan selles suhtes autoga oli mõnes mõttes lihtsam, sest sul õpetaja istub ju kõrval ja tema saab haarata rooli ja pidurit ja kõike, mis võimalik. Motorrata sellest seda ei ole, et sa oled lihtsalt oma ette. Nagu see, et sa seal taga ütled mulle nüüd pidurda või nii, et kui sa oled täiesti ja nagu kus kohas see pidur oli siin motorratas ja pidurdajaga, sa ei saa ju mitte midagi teha, sa lihtsalt saad pealt vaadata. Ei pidurdnudki, no läksin seda, mis sa teed on ju, sa ei saa midagi, sa vastutad enda eest ja ongi, et kui ma mäletan, et ega ma lõpuni
seda ratast nii palju ei tundnud, et ma oskaks nagu, et ma tunneks, et jaa, on hästi. Eriti need aeglased sõidud, vot see just, et see esimese käigu peal sõitmine on minu jaoks oli kõige keerulisem. Ja kuna ma mäletan seda, et mulle meeldis sõita Tallinnas, kuigi esimesed sõidud olid nagu bože moi. Ja hea, et sul ei olnud mul ei olnud seda mikrofoni, et sa ei kuulnud, mida ma seal rääkisin oma ette, nagu see oli kohati väga, väga värvikas. Kahju ikkagi, et mul seda mikrofoni ei olnud. Ja seal oleks saanud väga nagu ilusti. Ma kuulsin ainult sind on ju väga ilusti, aga algus oli raske loomulikult ja just see, kuidas see üldse välja näeb, et kus sa vajutad, kus sa kõik nii palju asju korraga ja sa istud väljas, et kui sa kuskile lendad sisse, siis ega hea varustus peab olema, on ju. Ja hea ettevalmistus peab olema siiski, et sa ei lendaks. No ma saan aru, aga neid asju juhtub. Ma saan aru, et kui ma ikka suutsin ratta nagu nii-öelda külili keerata, on ju, et ma ongi, et mul tunduski, et ma olen läbi kukkunud, et ma ei oska ja mul ei tule. Ja mida rohkem ma rääkisin oma sõpradega, kes on sõitnud, siis tegelikult ei, küsimus ei ole, et see, et sa oled nagu ümber kukkunud, on ju, sest see tuleb niikuinii, et lihtsalt mis sealt edasi saab ja kõikidel on olnud. No mul on sõbrad, kes on sõitnud aastakümneid on samamoodi. Keerasin nüüd külili eile ja jalg läks kipsi ja mingid sellised asju juhtub inimesed, eriti liikluses, eriti kui autojuhid tihti ei märka. No need, kes siblivad, ongi raske võib-olla, aga need, kes nagu sõidavad normaalselt ja neid ei märka. Mul on ühel sõbral õnnestus niimoodi, et ta oli motorata seljas, auto sõitis talle ette, tema ikka küllega ikka libises ilusti motorattaga ja see jäi ühe intervjuu kaamerasse, kus võeti intekat a la ETV mingi saate jaoks ja see oli seal, tee oli taustaks ja siis täpselt jäi sinna sisse ja tal sõber oli operaatorist, ta saatis talle mälestuseks selle crashi video. Midagi hullu ei juhtunud, aga lihtsalt oligi näha, et auto sõitis ette ja nii oligi ja kuna motoraator, sa oled juba, asju võib juhtuda, et põhimõtteliselt, et oleks nagu et aga sina suhtud praegu pigem optimistlikult sellesse väljavaatesse, et sa nüüd mootorrattaga sõita tohid ja sul see võimalus on? Jaa, mul on hea meel, et ma üldse tegin ära, et see minu jaoks oli viimaste aastate suurim väljakutse oskuse poole pealt. Isegi nii ütled, et enda ületamise ja võib-olla keerukuse seisukohalt? Ja. No ega ma ei ole nagu jah, et midagi sellist nagu suuremat sorti asju ma ei ole nagu ette võtnud, mis oleks täiesti teissugune, et Langevarju hüpet ei ole teinud? No seda ma ei teegi, mul on see kõrguse kartus, aga ma olen teinud seda katapulti, seda ma võin teha, et ma ei saa minna nagu ülevalt alla astuda, aga alt üles okei, ja kui sa pärast sealt alla tagasi siis on juba paratamatus, aga seda ma ei saa teha esimest sammu. Et mine tea, võib-olla kunagi ma teen seda Langevarju hüpet, seda ma ei oska niimoodi ette öelda, et jällegi võib-olla kuskil selline proovime, et teeme ära. Aga jaa, et suurem sorti ületamine oli minu jaoks, aga ma tahakski ratta, ma tahakski õppida seda ja ma mäletan, et mulle meeldis sõita Tallinnas, et tegelikult nagu liiklus kui selline on mugav, et rajad on suuremad ja kõik on foorid olemas ja kõik on hea. Kõik on organiseeritud. Ja kuna ma tegin lood või eksami tegin kokkuvõttes Kärdlas. Nii juhtus? Nii juhtus tõesti. Et oli aeg veel seal vaba teha, et see mulle meeldis natukene vähem, just tänu sellele, et mulle meeldis rohkem sõita Tallinnas, et just sel tõttu, et ma ei tunne ennast mugavalt selle madala käigu pealt, keeramised ja nii edasi, et hästi palju, seal oli just kui tee, koerad, lapsed on hästi palju tähelepanu, et ja just väikeste kiiruste peal sõitmine oli minu jaoks pigem keerulisem kui kiiremat.
aga sa tegid selle ära, sul on nüüd see perspektiiv ja kui on mõte, kuidas ennast minna maha laadima, siis ma arvan küll, et see on üks väga tore ala või väga tore hobi, kus leida hetk enda jaoks. Just. Ja ennast muust maailmast välja lülitada. Meie saateaeg tänaseks hakkab läbi saama. Aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Selline sai meie tänane saade. Uute kohtumisteni. Pöördeid andis load.ee